Armu teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks paneme tähele 2 salmi juba kuuldud evangeeliumist. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, Issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Aamen. Mina olen üles kasvanud teadmisega, et selle koha peal on tagane minust saatan. Ja ma tundsin, et kõik need tänased tekstid olid kuidagi seotud kiusatusest ja mingis mõttes natuke selle saatana võtmes. Ja mõtlesin, et kuna me oleme sisenenud paastoaega, on paastoaja esimene pühapäev, kus me räägime väga palju sellistest meie elus olevatest kiusatusest, meie muredest, meie küsimustest ja tänane pühapäev on Jeesus kui kiusatuse võitja, siis ma mõtlesin, et võib-olla ongi natuke paslik rääkida saatanast ja inimesest. Kes on saatan, kuidas ta inimesega suhestub ja kas ta inimesega suhestub. Sest et mulle tundub, et me kõik nagu teaksime, kui me ütleme kurat või saatan, millest me räägime. Aga kui süveneda, siis enamasti räägitakse väga erinevatest asjadest. Ja tegelikult tuleb ju tunnistada, et saatan kui kurjuse kehastus on läbi aegade olnud üks väga paeluv teema religioonides, üks keerulisemaid. Ja ma arvan, et näiteks see on ka üks põhjus, miks, kui mulle kunagi öeldi, et tegelikult need riigid, kus toimub katkestus, nagu noorte religioosses harimises, et kus nad käivad tublisti kõik pühapäeva koolis, aga siis rohkem nagu midagi ei tule. Et siis nende jaoks jääbki sageli kurat selliseks paha mees punases kostüümis kujuks ja see teatavasti ei ole väga nagu tõsiselt võetav täiskasvanul enam. Ja siis Jumalaga on sama lugu, et kui ta jääb selliseks väga naiivseks sümboliks, siis me ei tahagi uskuda sellesse, sest mis ikka usud. Nii et selline mõte. Ja miks ta on ka inimesi, ma arvan, paelunud nii väga, on ka see põhjus, et me tunneme nagu vajadust mingisuguse õiglase karistuse või mingisuguse sellise, et keegi peab see paha ka ju olema. See on nagu vajadus meil. Aga ma siis mõtlesin, et vaataks kõigepealt läbi erinevate, teeks natuke religioonide ülese vaate, et kuidas saatanat on kujutatud läbi aegade ja läbi religioonide. Ja muidugi see on ka väga lihtsustatud ülevaade, eks ju, et meil tervet päeva ei ole. Kristluses kindlasti on saatana kujuga väga detailselt tegeletud, aga siin taaskord on väga palju tegu mingite tõlgendustega. Et suur osa neist on ikkagi siis, näiteks lugu langenud inglist, eks ju. Et üks lugu räägib, et see levinud lugu, ja see põhineb, et kõik need lood põhinevad nagu kohati piibli tekstil, aga samas otseselt sellist juttu piiblis ei ole. Et see on selline nagu traditsiooniline tõlgendus, eks ju, et näiteks on ta uhkuse pärast taevast siis välja visatud ingel. Uues testamendis kohtab teda kõige rohkem selles nii-öelda tänase pühapäeva võtmes, et ta on selline kiusaja. Et mulle meeldis üks kommentaar, et ta ei ole Jumala võrdne vastane, vaid pigem lühikese ketiga kurat, kelle võim on ajutine. See ilus pilt minu meelest. Aga jah, et on selles mõttes selline pigem siuke, ja kohati kohtab ka mõtet, et ta on nagu selle maailma vürst, et siit tuleb selline vastandumine, et see maailm ja teine maailm. Ja just selline siis isikustatud kurjus, eks ju, et on kuidagi nagu, me saame selle kurjuse panna kuidagi ühe isiku sisse, et sellepärast on meil seda saatanat vaja. Ja Kristuses sageli ta sellisena kohtabki selline isikustatud, kas siis sarvedega või sarvedeta tüüp, aga keegi, kes siis valitseb seda maailma ja tänu kellele me oleme siis kõik oma kiusatuste küüsis. Judaismis on ta pigem selline kohtab sellist Jumala prokuröri mõtet,
et ta on nagu selline, kohati ka on öeldud, et nagu taevane ametnik, eks ju, kelle ülesanne ongi siis, nagu niisugune Vanas Testamendis kohtab Hiobi raamatus näiteks, eks ju, et ta on niisugune süüdistaja või testija ja kuule, nagu vaatame, kes on, pead vastu. Ja samamoodi kostab ka judaismist seda kiusatuse mõtet, et ta on nagu niisugune osa inimloomusest. Islamis on ta ka seotud uhkusega ja huvitavalt, et islamis kohtab siis ingleid ja džinne, et siis saatan on seal džinnide poole peal. Ja saatanat siis ka seostatakse sellise sõnakuulmatusega, et ta langus toimus siis, kui ta keeldus kummardamast Aadama ees, eks ju. Et ta on selles mõttes niisugune äärmuslikult ülbe tüüp ja talle kohtab niisugust väga suurt uhkust oma päritolule. Hästi levinud on ka selline vastandumine, mis tuleb muuhulgas näiteks Zoroastrismist, et see on üks kõige varasemaid selliseid dualistlikke, et on kuri vaim ja hea vaim. Et selles mõttes sealt, et otseselt nagu saatanaks ei kutsuta, nimi on teine, aga mõte jääb samaks, eks ju. Ja seal on nagu hästi võrdsed, et on võrdne kuri ja võrdne hea ja nad siis võitlevad omavahel, et kes siis peale jääb ja kes selle maailma saatuse endale saab. Ja eks ka idamaade usundites on olemas erinevaid selliseid saatana figuure. Kui nüüd liikuda edasi tänapäeva, siis ega saatan on ka popkultuuris väga selline figuur. Eks ole, et sageli on ta selline mässamise sümbol, eks ju, niisugune metalli, natuke kuidagi olla teistmoodi. Ja mingis mõttes on ta ka selles mõttes niisugune hedonistliku maailmavaate esindaja, niisugune nagu, et kõik on naudingute esindaja, et seda on ka sageli. Et on olemas, eks ole, ka täiesti eraldi satanistlik kirik, kes siis räägib iseenda jumalaks olemisest, aga neid on ka palju. Aga lisaks ka tõesti popkultuuris, eks ole, on erinevad. Et juba John Miltoni Kaotatud paradiisist on tulnud väga palju lugusid, mis on nagu, ja teine on siis tuntud film Kuradi advokaat, eks ju. Et kui te mõtlete, ja siis tänapäeval on ka sellest öeldakse, et Miltoni sarjast välja tulnud see Luciferi sari, kus ka saatanal saab kõrini, et ta peab olema kuskil valitsema mingit teist maailma ja siis tuleb ja loob lihtsalt klaveripaari, kus ka kõik naudingud on oodatud. Ehk et me näeme, et on selles mõttes nagu huvitav tüpaaž, kellest me nagu teeme mingeid lugusid, kohati on ta niisugune süütu kuju, teinekord on ta niisugune hästi nagu selle maailma vürst, et on väga-väga palju nüanssi tegelikult, et ma usun ka, et kui te mõtlesite ise, et millist saatanat te endale ette kujutate, siis küllap see on kombinatsioon nendest erinevatest lugudest. Ja ma jäin mõtlema, et miks see siis inimest nii väga paelub? On see, et me tegelikult otsime ju allikat oma enese kurjusele. Miks me teeme vigu? Miks on meie sees kiusatused? Me tahaksime, et sellel on mingi väline motivaator, sest nii on palju lihtsam. Lihtsam on öelda, et see on saatana töö minus, mitte et ma ise mingi vea tegin. Sest oma enda vigadega on maru raske elada. Ja mis on tegelikult selle taga, miks me ei taha ise võib-olla ka vastutust võtta või oma vigade eest või miks see nii raske on see, et tegelikult me kardame. Ja tegelikult selle taga on surmahirm. Sest kardame, et pärast surma siis see saatan on see, kes meid lõpuks võtab. Ja keskajal kohtab ka kohati ikkagi arvamust, et suva, kuidas sa elasid lõpuks, see viimase hingetõmbehetk on oluline, kumb siis saab. Et see, mis sa sellel viimasel hetkel mõtled, see siis määrab kõik, kuhu poole sa lähed. Ja kui me mõtleme niimoodi, siis võib-olla meil ongi nagu keeruline mõelda, et kuidas me siis elama peame. Et kui meid see hirm kuidagi niivõrd palju kammitseb. Aga siin on alati hea mõelda, et aga mis siis saaks, kui me elaks igavesti. Et kui meil ei oleks seda surmahirmu, siis muutuks see kõik varsti tüütuks tõenäoliselt. Ja nii on ka läbi ajaloo tõesti väga palju kirjutatud sellest surmakunstist.
millest on saanud elukunst. Eks läbi selle hirmu, see hirm on tegelikult tehtud meile elamise õpetuseks mingis mõttes. Et kui me saame aru, et me kunagi sureme ja midagi pärast seda on, siis see aitab meil tegelikult elada. Iga päeva tegelikult väärtustama, iga tegevust mõtestama, päriselt elama. Jeesus ütleb siin Peetrusele, et sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Ja see duaalne mõtlemine, see hea, halb, Jumal, kurat, see teeb elu lihtsaks. Kui me saaksime kõik oma inimesed enda ümber olukorrad ja käitumised lahterdada niimoodi, siis oleks päris hea ja lihtne. Ja samas tegelikkuses on ju elu sellest väga kaugel. Meie tahe, tegu, öeldu, vaikitu, üheski selles ei ole ainult head või halba. Vahel meil on väga hea kavatsus ja välja kukub väga halvasti. Nii et mida rohkem oskame näha kõiki oma mõtteid, tundeid, öeldud, vaikitud, tegusid erinevate nurkade alt, seda rikkamaks muutub meie elu. Mõni veel mäletab mustvalget telekat, et natuke see vahe, et kas on mustvalge film või värviline. Ja tegelikult ei ole isegi elu ja surm nii virtuaalsed antused, sest vahele jääb hulk halli ala, mida katab meditsiin. Nii et tegelikult see, et elu ja surm on ka väga inimlik duaalsus, mitte jumalik mõtlemine. Et kui me mõtleme, et millal tegelikult meie elu algab, siis see mõte võib viia väga kaugele minevikku. Mitte ainult bioloogiliselt, vaid ka läbi mustrite, mida me läbi elu kanname. Nii et jah, Jumalale ei ole vaja Jumala ja kuradi vastast võistlust. See on meie inimlik mõtteviis. Et kui on keegi, kes on lõplikult ja tõeliselt hea, siis peab olema sellele ka vastanud, antipood. Aga tegelikult me sellist vastandit, suurimat ja ülimat kurja ei leia kuskilt. Ei ole piiblist, ei ole ka mujal. Me leiamegi selle kiusaja, ahvatleja, vastanduja, teisiti mõtleja, prokuröri. No ja nüüd peaks selle ütluse kuidagi kokku võtma ja teile mingi paastoja soovituse kaasa andma. Ja mõtlesin pikalt, mis see on ja soovin värve teie ellu paastoajal. Just nimelt paastoajal, kus ma olen kutsutud sageli olema pigem hallid või see tunne on, et ka tuha rist otsa ees tekitab sellise halduse tunne. Aga vastupidi, ma kutsun teid üles, kas läbi palve, sisekaemuse, omaenda ja Jumala üle mõtisklemise, leidme üles erinevad värvitoonid. Leidme üles mitmesugused nüansid ja tunded, mitmesugused vaatenurgad ja võimalused. Ja ma arvan, et siis muutub kurat ka teistsuguseks. Pärase punasesse rüütatud kolmhargiga põrguvürst või kelmikas šarmantne klaveripaari omanik. Vaid temast saab üks tegelane paljude seas, kes ei ole küll sooviline. Oluliseks muutub Jumal kui kõige hea ja kõige ilusa allikas. Saatan on vaid üks nüansseeritud vaade sellele, kuidas me langeme kiusatuste ohvriks ja tahame kõike seda oma inimliku mõistusega ära lahendada. Aga me ei suuda. Nii et ma soovin teile värvikirevat